Ameerika Ühendriigid on asunud aktiivselt tegutsema, et tegelikult Kuubat enda kontrolli alla võtta. Euroopa ettevõtted lahkuvad praegu kiiresti Kuubalt ja müüvad kiiruga oma vara saarel. Samal ajal esines Kuuba president Miguel Díaz-Canel kiireloomulise pöördumisega, milles kutsus Ameerika Ühendriiki üles kiirele dialoogile. Asi on selles, et varem teatas Donald Trump ise avalikult, et ta tegeleb Kuubaga kohe, kui on Iraaniga ühele poole saanud. Kuid samal päeval teatasid Ameerika Ühendriigid sanktsioonide kehtestamisest Kuuba presidendi ja tema usaldusisikute vastu. Need sanktsioonid ei tundunud esmapilgul eriti karmid, kuid need tabasid mitte ainult Kuuba presidendi lähikonda, vaid ka Euroopa ettevõtteid. Varem olid USA vaid tugevdanud saarte blokaadi. Nad ei lasknud isegi Venemaa tankeril naftasaadustega läbi minna. Ja nüüd on Venemaa Föderatsiooni välisministeerium esinenud ametliku avaldusega, et nende arvates kogunevad Kuuba kohal tumedad pilved, kuna USA plaanib sõjalist rünnakut saarele. Vahetult enne selle aasta novembris toimuvaid kongressi valimisi. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal ja pange like. Jätkake, kirjutage oma kommentaar ja tellige minu Telegrami kanal Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Ameerika Ühendriigid kehtestasid uued sanktsioonid Kuuba võimude vastu, kuid mitte ainult võimude vastu, ja siin tuleb asja täpsemalt uurida. Sanktsioonid, mis kehtestati neljapäeval pärast seda, kui Trump allkirjastas määruse saare vastu suunatud meetmete laiendamise kohta, külmutavad eraisikute vara ja kontod Ameerika Ühendriikides. Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid Kuuba presidendi Miguel Díaz-Caneli, tema abikaasa ja veel 3 inimese vastu. USA välisministri Marco Rubio allkirjastatud avalduse kohaselt juhivad sanktsioonide alla sattunud isikud režiimi või rahastavad seda, samuti selle jõupingutusi radikaalsete revolutsiooniliste liikumiste mobiliseerimiseks Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas. See samm tekitas Havannas kohese hukkamõistu. President Díaz-Canel ütles, et see on poliitiline pimedus, tsiteerin. See täiendab viimastel nädalatel meie riigi vastu rakendatud karistusmeetmeid, mille eesmärk on kahjustada Kuuba rahvast. Sanktsioonide alla sattus ka Alejandro Castro Espin, kes on endise Kuuba juhi Raúl Castro ja Vilma Espini ainus poeg. Ta oli Kuuba kaitse- ja riikliku julgeolekukomisjoni nõunik ning viibis muide kohal, kui Raúl Castro kohtus toonase USA presidendi Barack Obamaga Havannas. Selle ajaloolise kohtumise ajal 2016 aasta märtsis sanktsioonide nimekirja on kantud ka Castro Espina poeg Raúl Alejandro Castro Caliz. Ja nüüd neljapäeval kehtestatud meetmed, mis järgnesid Trumpi allkirjastatud määrusele saare vastu suunatud sanktsioonide laiendamise kohta, näevad ette nende isikute vara ja pangakontode külmutamise USA. Siin jääb ebaselgeks, kuivõrd nende finantshuvid on tegelikult seotud Ameerika süsteemiga, sest on üsna ebatõenäoline, et näiteks Kuuba presidendil ja teistel asjaosalistel on vara või pangakontosid Ameerika Ühendriikides. Siiski kehtestatakse uued sanktsioonid USA presidendi Donald Trumpi ähvarduste taustal kasutada sõjalist jõudu Kuuba vastu. Pärast seda, kui ta jaanuaris kukutas Venezuelas Nicolas Maduro ja kehtestas energiablokaadi, peatades naftatarned Kuubale, see blokaad on sel aastal põhjustanud tõsiseid elektrikatkestusi, elektrienergia puudust, toidupuudust ja majanduslikku kokkuvarisemist kogu saarel. Need ähvardused said täiendava kaalu pärast seda, kui USA teatas eelmisel kuul kriminaalsüüdistuste esitamisest Raúl Castro vastu. Seetõttu võib viimaseid sanktsioone käsitleda kui ettevalmistust interventsiooniks või kui surve suurendamist Kuuba režiimile, et sundida seda kokkuleppele. Samal ajal võib Donald Trumpi ja välisministri Marco Rubio retoorika viidata nii esimesele kui ka teisele stsenaariumile. Neljapäeval vastates küsimusele, kas sanktsioonid on suunatud Kuuba kokkuvarisemise kiirendamisele, ütles Donald Trump, tsiteerin, me lihtsalt tahame, et neil oleks normaalselt juhitud riik. Riik nälgib, tal pole energiat, pole naftat, pole raha, tal pole mitte midagi. Küll aga on tal suurepärane territoorium, seal võiksid olla suurepärased kuurordid. Kuuba on juba mingis mõttes kokku varisenud. Me tegeleme sellega kohe, kui lõpetame sõjalise operatsiooni Iraanis. Mulle meeldib teha ühte asja korraga.
aga juba mõni tund pärast nende sanktsioonide kehtestamist sai selgeks nende ulatus ja sai selgeks, miks need kehtestati. Euroopa ettevõtted, alates Hispaania hotellidest kuni Saksamaa ja Prantsusmaa laevandusettevõteteni, lõpetavad kiiresti oma tegevuse Kuubal ja kiirustavalt oma vara saarel maha müüma. Teatatakse, et kõige rohkem kannatasid Hispaania hotelligrupid Meliá ja Iberostar. Aastakümneid olid luksuskuurordid, mida nad Kuuba randadel haldasid, nende ülemaailmsete portfellide pärliks. Objektiivselt võttes Meliá, seesama Hispaania ettevõte, haldas suurt hulka Kuuba hotelle ja see oli tema peamine vara. Aga nüüd lõpetab ettevõte kõigi Kuuba hotellide haldamise ja kiirustab neid võimalikult kiiresti maha müüma. Asi on selles, et USA sanktsioonid ei puudutanud ainult Kuuba presidenti ja tema inimesi. Sanktsioonid mõjutasid ka välismaiseid ettevõtteid, kes teevad äri Kuuba riigi struktuuridega, eriti sõjalise konglomeraadi Gaesaga. Seistes silmitsi varade külmutamise ja USA finantssüsteemist väljaarvamise riskiga. Euroopa ettevõtted, kes tegutsevad valdkondades alates laevandusest ja logistikast kuni energeetika, põllumajanduse ja isegi alkoholi tootmiseni, üritavad nüüd meeleheitlikult oma varadest saarel vabaneda ja kiirustavad sealt lahkuma. Näiteks juba mais peatas Prantsuse laevandusgigant CMA CGM oma tegevuse Kuubal ning märgin, et selle ettevõtte arvele langeb peaaegu pool kogu Kuuba meretranspordist. Ja siin ongi uute sanktsioonide sisu. Washingtoni eesmärk on katkestada partnerlussuhted, mis on pikka aega olnud Kuuba ja Euroopa majandussuhete aluseks. Ja nüüd USA lõi Kuuba sõjaväefirma Gaesa pihta. See on varjatud megakonglomeraat, mis kontrollib umbes 40% Kuuba majandusest ja kuulub tegelikult presidendile ning tema lähikonnale. Riigiettevõte, mille finantsid on rangelt salastatud, juhib Kuuba pangandussüsteemi, bensiinijaamu, supermarketeid ja mis kõige tähtsam, suuremat osa turismisektorist. Rohkem kui pooled Kuuba hotellidest kuuluvad Gaesa tütarettevõttele Gaviota ja peaaegu kõiki haldavad välismaised hotelliketid, näiteks Hispaania Meliá. Ja nüüd nad kõik lahkuvad saarelt, sest on saanud selgeks, et Gaesa ettevõttega ei saa enam koostööd teha. See on ohtlik. Aga see pole veel kõik. Näiteks isegi kuulus rumm Havana Club, olen kindel, et kõik teist on seda näinud, toodetakse Prantsuse joogigigandi Pernod Ricardi ja riikliku Kuuba ettevõtte Cubaron ühisettevõttes. Nüüd seda rummi ei pruugi enam olla, sest prantslased lahkuvad kiiresti Kuubalt ja ütlevad, et ei, meil tuleb katkestada sidemed Kuuba ettevõttega. Ja alles pärast seda kõike kutsusid Kuuba võimud äkitselt dialoogile, kuid neile omasel moel. Riigi president Miguel Díaz-Canel ütles, tsiteerin, meie arvates on dialoog vajalik. On palju teemasid, mille suhtes oleme avatud. Näiteks Ameerika investeeringud Kuubal, Ameerika ettevõtete äritegevus Kuubal. Aga Kuuba ei kavatse arutada võimalikku võimuvahetust saarel, vaid eelistaks keskenduda majandusküsimustele. Näiteks arutada võimalusi saare mereblokaadi leevendamiseks USA poolt. Ja loomulikult, kuidas saaks selles loos hakkama ilma venelasteta, kes topivad oma nina igale poole? Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi juht Sergei Lavrov teatas, et, tsiteerin, Kuuba kohal kogunevad tumedad pilved. Selle tõttu, et USA plaanib enne selle aasta novembris toimuvaid kongressi valimisi astuda Kuuba suhtes väga ohtlikke samme. Ja Lavrovi arvates just Kuuba vastase operatsiooni abil. Valge Maja võib proovida tõestada vabariiklaste administratsiooni edukust just enne valimisi. Igatahes, kuidas iganes ka poleks, USA tõmbab reaalselt üha tugevamalt silmuse Kuuba kaela ümber. Ilmselt lootuses, et ilma sõjalise operatsioonita Kuuba kas langeb või astub mingisse dialoogi, mis on Washingtonile vastuvõetav. Siin ma panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, pange like ja vajutage kellukesele.
ja kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha tehes annetuse mõne lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head jätkub!